Ahai, pole ammu midagi rääkinud. Ühesõnaga, mis talvel tehtud sai? Ja noh, jah. Talv otsa sai ehitatud. Ehitasime uue 4.8 mootori, tegime täis kappiremondi, kõik porditud plokikaaned, igast asju sai üle käia. Panime selle mootori vahele ja see rõõm kestis tervelt 150 kilomeetrit. Midagi sükast. Ja mis juhtus sellega? See, et oma viga nii-öelda. Et ainuke asi, mida ma ei puutunud, oli õlipump. Ja kahjuks õlipumbast oli lahkunud reduktsiooniklapp. Ja tähendab seda, et see põhimõtteliselt pump lasi kogu rõhu enam-vähem kartuli põhja. Õlituld kordagi ei vilgutanud ega mingit märke olnud, sest et on 2-sektsiooniline pump ja lahkus tagumine sektsioon, mis annab õlirõhku saaledele. Et ketiliin ja kaaned kõik olid õli all ja keti pinguti juures on ka õlirõhuandur, ehk siis see nägi kogu aeg ilusasti rõhku, mingit probleemi ei olnud. Ja muidugi, kuna rõhuprobleemi ei olnud, siis ei osanud ka midagi karta ja oligi. Kastijaamad siin korda sain ja käisin testimas ja käiski 7000 pöörded, käis pauk ja oli kõik. Rõõmsalt mitu tuhat euri lihtsalt läks. Aga kuna võistlus on kohe ukse ees ja midagi tuleb ju teha, et ega ei saa lasta ennast sellest häirida, siis võtsime üks õhtu kätte ja panime vana 4.4 tagasi koos siis upgrade'itud kollektorite ja sisselaske asjadega ja tegin testitõmbe ka lõppkiirusega 168 veerandi miili peale. Ehk siis kui kalkulaatorisse panna, siis kaalu ja lõppkiiruse järgi on sellest mootorist hetkel 410 hobujõudu vist oli äkki. Midagi sinna kanti. Et meie suur masterplaan sõita see aasta Street A-d kahjuks läks pett vedama. Pole midagi teha. Sõidame see aasta hoopis petti. Ehk siis Pro ET-d, kus anname ise indeks ette ja teoreetiliselt võiks seda mingit 13.2 või midagi sükust sõita või mine see tea, äkki 13.0. Et siin vaadates mõnda timeslippi, kes käis testipäeva sõitmas, siis näiteks üks oranž Chevy Caprice sõitis 13.3 lõppkiirusega 160 ainult. Aga samas tal 60 jalga ilus 1.9. Et kui ma saaksin endal ka 60 jalga sinna 1.9 või selle kanti, mis ei ole ebareaalne unistus, siis võiks ta isegi 13.0 sõita tegelikult. Et mootori jõud on, see mootor pole kunagi nii hästi edasi käinud, kui ta praegu käib. Et eks ole näha. Pidin seda ka näitama, ma ei tea, kas ma saan kaamerat keerata teistpidi. Vaatame. Karaas on veits segamine, sest meil on alles kõik on lagas, mis siin tehtud sai, aga selline ta siin on. See upsi. Ma pärast katsun siia vahele selle saalede video ka monteerida. Vaatame, kas õnnestub. Siia pole üldse saalesi vahel. Ühesõnaga sellised plaanid ja mis siis muudest upgrade'idest, lisaks siis sellele, et sai gaasiga laps sai suurem, kollektorid sai ringi ehitatud, et originaalis oli seal kohe suhteliselt lühikesed runnerid ja kohe oli ka mingid ilmatuma suured katalüsaatorid, et need sai ära lõigata. Kollektorid sai ringi teha niimoodi, et tal on muidu on topeltplekiga, siis see kõik sai ära lõigatud ja selle asemel sai täis 2,5 tolline toru. Ehk siis poolavus on päris okei, kuigi tegelikult tahaksin S65 kollektorit saada järgmiseks hooajaks. Et vaatame, mida see 4.4 teeb, et meil iseenesest on väike mõte see, et talvel tõmbame kaaned maha ja paneme need 4.8 porditud kaaned sinna peale. Ja siis ka selle S65 kollektorid. Ja siis väike softi muudatus ja äkki leiab mingi paarkümmend hobujõudu veel juurde ja siis tegelikult peaks 4.4 ka see
12.9 indeks ära sõitma. Aga muudest asjadest on siis sidur on uus. Sidur sai väike kombo tehtud niimoodi, et hooratas käis Pro-ringis, tehti ühemassilise conversion, siis kedaskis ka nende juures pandi uued nii-öelda kanged katted ja korviga, kui mälu ei peta, kas ta oli siis N54 äkki korve, mis istub üks ühele Bolton ja see kannatab nüüd 650 Newtonit tavakettaga. Ja et teoreetiliselt võiks see sidur nagu kesta nüüd. Ja muidugi kogu möll käis ka tasakaalustamises. Et päris okei on. Et eks ole näha. Et ühesõnaga kiired ettevalmistused käivad. Eks see cold starti teile, sest on vaja kass soojaks sõita ja vaja korra veel tarkvaraga kast üle käia. Et olin sunnitud ostma endale uue arvuti ja uue kaabli ja nüüd ma sain oma infad ja värgid kõik tööle, et ma saan jälle seda kastiga möllata natukene. Mingi error on, panin teise starteri ka, aga see starter ei taha väga hästi toimida. Hääl on päris huvitav. Aga ega see muud midagi. Järgmise korrani. 20-21 juuni on Keltsis esimene võistlus minu jaoks. Et on küll karikasarja teine etapp, aga kahjuks ma mootori probleemide pärast näiteks Tartu vahele. Nii et näeme siis Keltsil. Tšau!